Tere! Selle nädala videos räägime sellisel põneval teemal nagu gümnaasiumikatsed. Ja kui sa mõtled, et kuidas on gümnaasiumikatsed seotud digi- ja meediapädevustega, siis ma võin öelda, et väga palju. See kaos, mis selles protsessis on, nõuab väga häid oskusi infot otsida, läbi mõtestada enda jaoks ja nii edasi. Kuna ma tean, et paljudes koolides ei õpetata väga palju sellist info kogumist ja analüüsimist, siis see on minu väikene panus, et põhikooli lõpetajatel oleks sellel aastal stressivabam kevad. Eelkõige on see video mõeldud siis sulle, kui sa lõpetad praegu 9. klassi. Samal ajal ei keela seda vaadata keegi ka vanematel, õpetajatel, vanavanematel, mis iganes. Minu nimi on Diana Poudel. Olen digi- ja meediapädevuste koolitaja ja tänu sellele, et ma teen külalistunde ja koolitan ka õpetajaid, olen ma käinud ligi 100 Eesti koolis. Ehk siis mul on võib-olla keskmisest parem ülevaade, mis toimub Eesti haridusmaastikul kui tavalisel õpetajal või lapsevanemal. Ja esimest korda puutusin ma selle gümnaasiumikatsete hullumajaga kokku 2 aastat tagasi, umbes täpselt, kui mu enda kaksikud hakkasid lõpetama põhikooli ja läksid gümnaasiumi või hakkasid katsetama gümnaasiumi minekut. See oli täielik kaos. Ma ütlen, et mu esimesed allikarvad pärinevad vist sellest perioodist, sest infot oli väga keeruline leida ja mingi hetk ma hakkasin esiteks infot kokku koguma ja teiseks oma negatiivseid emotsioone välja elama salajases blogipostituses. Ja kui 3 kuud oli möödas ja mu mõlemad lapsed olid saanud kutse siis sellest koolist, mis oli nende A-valik, siis ma otsustasin, et ma korjan kogu see negatiivse emotsiooni sealt blogipostitusest ära ja panen see avalikuks. Ja nüüd ta ongi olnud avalik natuke rohkem kui 1,5 aastat ja seda on käidud lugemas umbes 10 000 korda. Ehk siis tundub, et inimesi väga huvitab see teema. Siit leiab ka täpsed ajakavad, kõik koolide kandideerimised ja muu. Ainuke jama on see, et kuna sellel aastal tõstis haridusministeerium põhikooli lõpueksamid varasemaks, siis loodi sellega koos olukord, et põhimõtteliselt eelmiste aastate teadmine väga palju enam ei aita. Ja seetõttu püüan nüüd anda mõningad ideed ja mõtted, et kuidas kogu selles kaoses orienteeruda kõige targemini. Nii, ma ei hakka seda lõpuni kerima, kes see jõuab. Et esimene küsimus on alati see, et millised koolid on valikus. Ja ma soovitan alustada selliselt toredalt lehelt koolikaart.hm.ee, ma panen kõik need lingid siia alla kirjeldusse ka. Ja vali sealt keskkool või gümnaasium ja siis vali oma asukoht. No ütleme, et kuna Tallinn on suurim kaos, siis oletame, et siin Mustamäe Nõmme laagri piirkonnas. Ja nagu näha, siis valikuid on palju. Minu soovitus on see, et esimene samm on see, et võtad paberi pliiatsi, otsid siit kaardi pealt kõik need koolid, paned kirja ja käid koolide kodulehelt ja uurid järgi, kas need võiksid sulle sobida. Kõige olulisem küsimus on see, et kas selle kooli õppekava sobib sulle. Sest näiteks ma ise olen inimene, kellele põhikoolis väga meeldis matemaatika, füüsika, keemia ja samas saksa keelest ja vene keelest ma üritasin kauge kaarega ümber käia. Ehk siis minu jaoks oli ilmselgelt loogiline valik see, et gümnaasiumisse ma tahan minna reaalkooli. Et ma lõpetasingi põhikooli Süda Humanitaargümnaasiumis ja ma tegin katsed 21. kooli ja reaalkooli Tallinnas ja Nõo Reaalgümnaasiumisse Tartu lähedal ja lõpuks ma läksingi Nõo Reaalgümnaasiumisse. Ja minu lapsed samuti lõpetasid laagrikooli, tütrel oli keerulisem, kuna ta täpselt ei teadnud, aga poiss teadis täpselt, et ta tahab minna tugevasse reaalkooli, kus on ka palju progemist ja muid IT-ga seotud aineid, ehk siis laps on emasse. Ja ehk siis et mine ja vaata, iga kooli kodulehel on info, näiteks ma võtan Kaagi, neil on väga ilus, mulle meeldib nende pilt. Siit läheb sisseastumine gümnaasiumi astmesse ja väga, Kaagis on kohe vähemalt selge pilt, ma ei tea, miks nad oma klasse pooleks teevad, sest sa saad avaldust tehes, sa saad valida ainult ühe kooli kohta, kui sa G4 avalduse ühise teed. Sa ei saa panna nii, et näiteks Kaagi arvutiteadused on su esimene valik, inseneeria teine. Mul pole aimugi, miks see kool nii teeb, võib-olla nad muudavad süsteemi, aga ma kratsisin pead ja nuputasin seda paar aastat tagasi. Nii, aga nüüd on osad koolid, näiteks Mustamäe riigigümnaasium, kus mul enda lapsed õppima läksid, siis neil ei ole õppesuundi,
vaid neil on moodulid. Ja mida tähendab moodul? Moodul tähendab seda, et sa valid iga aasta mingi, kas ma saan suuremaks? Et sa valid iga aasta endale 3 kursusest koosneva teemaploki. Et näiteks esimesel aastal tahad uurida, mis asi on ettevõtlus, lähed ettevõtluse moodulisse, läbid 3 kursust, mõtled, ei, minust ettevõtjat ei saa. Järgmine aasta mõtled, aga äkki küberkaitse, et seal pidi päris palju olema vaja inimesi, et kõik ründavad kogu aeg meid ja küberpätid ja muu. Lähed proovid küberkaitse ära. Kui see asi sulle meeldima hakkad, võib-olla siis tahad järgmine aasta IT-d ja robotikat, aga kui see sulle ei meeldi, sa võid minna hoopis moe joonistamisse, kui tahad. Et ma küll ütleks, et võib-olla on mõistlik võtta, kui sa just ei mõtle, et sinust saab kujundaja, et mõistlik on kasutada neid mooduleid ära selleks, et aru saada, mida minna ülikooli õppima. Mis on nüüd, ütleme näiteks Kaagi ja Murgi suurim erinevus ongi võib-olla see, et Kaag on Gustav Adolf on läbi mõelnud, et sa ei pea ise väga palju valikuid tegema, mõned valikained, aga sinu jaoks on pandud ette, et kui sa oled kindel, et arvutiteadused on täiesti õige asi sinu jaoks, siis on ju mugav, lähed sinna, ei ole seda muret, et äkki jään kandideerimisega hiljaks, sest mõnda moodulisse ei pruugi pääseda, kui sa oled liiga lõpus ja nii edasi. Ehk sisse saad kindlasti kogu ploki. Teiselt poolt ma jälle ütleksin, et moodulite süsteem meeldib mulle endale rohkem, sest väga paljud noored ei tea gümnaasiumisse minnes, mida nad täpselt teha tahavad. Ja näiteks ma tean Mustamäe riigigümnaasiumis, kuna ma natuke seal tegelen, olen hoolekogus ka, et esimene aasta võtsid hästi palju IT ja progemise moodulit, üle 70 noore vist. Aga teises, mis oli nii-öelda progemine edasi jõudnutele või mis iganes see on, ma pean vaatama, progemine edasi jõudnutele, siis sinna läks alla poole nendest. Ehk siis pooled avastasid, et jah, et ma arvasin, et progemine on lahe, aga see pole minu jaoks. Ehk siis, aga see sõltub. Samal ajal ma ütlen, et mis on väga suur nõrkus riigigümnaasiumite puhul, on see, et me keegi, isegi mina, kuigi mul 2 last seal käib, me ei tea tegelikult, mis tasemega need riigigümnaasiumid saavad olema riigieksamite mõistes. Just praegu ilmus Õhtulehes jälle nüüd eelmise aasta riigieksamite tabel. Kuhu ta kadus, vaatame. Siin on mingi, ilmus. Ja võtame nüüd näiteks matemaatika. Üldiselt ma soovitan vaadata matemaatika taseme järgi kooli, sest väga vähesed inimesed jäävad ette eesti keelega ja inglise keelega tänapäeva noored üldiselt, siis sa pead olema väga laisk vorst, et inglise keele pärast kuskilt koolist välja kukkuda. Aga matemaatika kipub olema see, et sul ei ole mõtet minna kooli, kus sul on igav matemaatikas, aga sul ei ole mõtet minna ka kooli, kus matemaatika on sinu jaoks liiga kõrge latiga, et see on kõige keerulisem osa võib-olla. Ja kui vaadata, ütleme siin tugevad koolid Tallinnas, siis ongi issand, ma ei tea, ma teen seal videot praegu 3. korda, kuna ma esimene kord ei salvestanud ekraan, teine kord ei salvestanud see, kui ma ennast kordan, siis ma väga vabandan. Okei, aga jaa. Et taseme järgi. Nii, aga kui te ei taha tasulist Õhtulehte osta, siis on nipp, kuidas te näete ka kõigi koolide riigieksamite tulemusi, mida paljud ei tea, on selline lahe leht nagu haridussilm.ee. Nii, kui see väiksemaks teha, siis siin üleval on selline sait nagu tulemuslikkus. Ja siin on riigieksamid. Nii, ja siit kui natukene oodata, siis siin on matemaatika, võtke eesti keel ära, siis valida eksam, võib valida rohkem ka, aga võib-olla piisab ka ühest, ega see näitab enam-vähem koolitaseme ära, et nii, ja nüüd vali grupeeritavad tunnused, mitte testi idee, vaid vali õppeasutus. Nii, ja nüüd on põhimõtteliselt sul täiesti tasuta olemas terve nimekiri selle kohta, et mis olid keskmised tulemused, mis oli mediaan, kui palju sai miinimumpunkte, kui palju sai maksimumpunkte. Ehk siis need koolid, mis oled endale nimekirja pannud, vaata nende kohta üle. Ja tegelikult siin haridusandmete portaalis on veel üks lahe asi, kui sa võtad tulemuslikkus ja võtad gümnaasiumi profiil. Nii. Siit tuleb alati esimesena Abja gümnaasium, aga ma ei tea, võtame 32. kool näiteks, see oli minu jaoks müsteerium, kuna see on hästi suur konkurss, aga samal tulemused ei ole alati nii tugevad, siis ma tahtsin aru saada, mis kool see on.
ja siis ongi, siin on näha kooliga rahulolu, õpetajate kvalifikatsioon ja kõik muu. Et kui võrrelda nüüd, ütleme ainult ühe kooli puhul, seda ankeetis ei ütle veel nii palju, aga kui sa võrdled näiteks paari kooli andmeid, siis sa saad aru, milline kool millega eristub. Muidugi kindlasti tasub ka kooli valikul mõelda lisaks õppekavale ja suundadele ja moodulitele selle peale, et mis su hobid on, mis su huvid on. Sest gümnaasium ei ole ainult see koht, kus sa õpid, vaid see on ka see koht, kus sa lood oma võrgustiku tulevikuks. Kui sind huvitab sport, sa tahad võib-olla inimesi, kellega koos, kas seal on korvpallitiim, võrkpallitiim, mis iganes, maadlustiim, maletiim, male on ka sport. Kui sind huvitab näiteks muusika, kas sa oled koolibändiga tegelenud, kas seal koolis, kuhu sa lähed, on bänd olemas? Kui sa tahad võib-olla kuhugi, muusikast ma tean väga vähe, ma tean palju arvutid, aga ma eeldan, et laulupeole minna, et siis peaks koolis koor olema või tantsupeole minna, siis peaks olema koolis see rahvatantsu, et uuri kooli kohta ka selle mõttega ja tee endale nimekiri, mis on su A, B, C, D ja E variant. Nüüd on küsimus, et mitu kooli peaks kandideerima. Sest ma vaatan, kas praegu on sisseastumine E, on põhileht. Okei, EBS on juba ennast avanud, aga ülejäänud veel ei ole, aga siia lehele üldiselt ilmuvad. Mõnel koolil on ka kuskil mujal lehel see avalduse tegemine. Siis üldiselt ma soovitan kandideerida pigem natuke rohkematesse koolidesse, sest ma ei kujuta ette, kui suureks läheb see paanika praegu, kui kogu see mass korraga peale lendab. Sest asi on selles, et sa ei tea, kus koolis ja mis tasemele vastab sinu praegune tase. Et isegi kui sa näed, et su põhikooli mateeksam on, ma ei tea, 45 punkti 50 ja eesti keel on, ma ei tea, 70 100 või kuidas iganes neid hinnatakse, siis tegelikult sa ei tea, mis on teise selle piirkonna noorte teiste tulemus. Ehk siis mõistlik on võtta ja kandideerida rohkematesse koolidesse. Nüüd on G2, ma vaatan, kas mul siin lõpus on vist kirjas ka uno momento. Ja näiteks siin on näide, et mis koolid on, kus mu enda noored siis tegid 4 sisseastumisavaldust, 32, siis G4, seal sa pead valima 3 kooli ja selle kohta mulle isegi kirjutati eelmine aasta ja paljud on uurinud, et kuidas see süsteem käib, et kui palju loeb esimene eelistus. Ausalt G4 koolide kohta mul puudub igasugune faktiline tõestus, sest seda infot ei pruugi olla. Ma tean ühte noort, kes pani Adolfi teiseks valikuks, kuna ta kartis, et ta sinna sisse ei saa ja talle öeldi vestlusel selline lause, oleksid sa meid esimeseks pannud, oleksid sa sisse saanud, mis tegi see noore muidugi väga rõõmsaks. Ehk siis arvatavasti tasub panna esimeseks ikkagi see, kuhu sa päriselt minna tahad. Riigigümnaasiumite puhul on üldiselt lihtsam, sest nii palju kui ma aru saan, siis riigigümnaasiumid seekord teevad selgelt nii, et sa kandideerid nii-öelda hartakoolidesse, taaskord, ma ütlen, minu andmed on 2 aastat tagused, sa pead ise uurima, ma annan rohkem nagu sellist tausta. Siis sa pidid valima sealt 3 kooli. Näiteks, kui siit vaadata, et see on vist et üks laps siis panigi, Mustamäe oli mõlemal esimene, Saue riigigümnaasium oli meil mõlemal teine, kuna see on ju tegelikult siinsamas laagris, kus kooliski käidi. Ja siis üks pani endale 3. Bergi ja teine siis Törgi ehk Tõnismäe riigigümnaasium ja Pelgulinna riigigümnaasium. Aga alguses kutsutakse sind ainult esimese eelistuse vestlusele. Kui sa esimesse eelistusse ei pääse, siis kui teise eelistuses ei ole konkurss nii tihe, siis on mingi lootus, et sind kutsutakse sinna vestlema. Näiteks, kuna tütar jäi alguses oote nimekirja, siis tema sai kirja ka Saue riigigümnaasiumist, uuriti, kas ta on huvitatud, aga kuna siis tuli kutse juba kohale, et ta on Mustamäele sisse saanud, siis ta ütles viisakalt ära. Ehk siis jah, et ma ei oska öelda. Samuti 3 kooli, mis on Ühisgümnaasium, Jakob Westholmi gümnaasium ja Kadrioru Saksa gümnaasium, siis nende puhul internetis või kirjutada, oi, seal ei oma üldse tähtsust. Samas mul noortel olid päris korralikud tulemused, olid Westholmis, aga kuna see oli teine valik, siis sinna nad minu meelest kutset ei saanud. Ehk siis jah, see kõik on väga-väga segane, et parem kandideeri rohkem, on minu soovitus. Nii, mis siis on?
oled endale koolid ära valinud, otsinud nende kohta siin infot Haridussilmast, käinud koolide kodulehel, vaadanud, mis on õppesuunad, siis tee endale kalender või tee endale leht, kus sa paned kirja. Näiteks mine kooli kodulehele, KAAG, vaatame vastuvõtt, nii, sisseastumine gümnaasiumi astmesse. Näete, siin on kirjas, et Tallinna 4 kooli ühiskatset 17 mai, pange see kalendrisse kirja ära, et sinna päeva peale midagi muud ei pane, kui plaan on. Siin on mingi seminari esitlus, aga siin ei ole praegu veel, vaatame korraks. Nii, näed, siin on kirjas, et registreerumine hakkab 21. mail, lõpeb 9. mail. Hiljem siis, kogu info on siin kirjas, pange see kalendrisse ära, sest põhimõtteliselt ma soovitan, et te tehke endale võimalikult palju see kalender ette ära. Osasi asju ei saa ette teha, et näiteks vestluste kutsed ongi, siis sa tead, et sellel nädalal on vestlused. Aga lihtsalt hoidke need ajad vabaks, sest kaost on, vaatan, siin on vist näiteks Mustamäe. Oi, miks ma sisseastumise infotundi registreerin, oodake, vabandage, vales kohas, vastuvõtt, sammud meie kooli astu. Nii, okei, siis on 13. veebruaril on infotund, seda tasub ka praegu käia kõikide koolide, vaadata, kus on infotunnid. Et sa saad selle info kätte, et praegu oleks viimane aeg võib-olla sinna registreeruda. Ja siin on ka kirjas, et 14. aprill kuni 4. on sisseastumine e-lehel vaja avaldused teha. Siis on vaja üles laadida dokumendid, siis on kutsete saatmine. Harta koolid ei tee täiendavat testi. G4 ja 3 kooli teevad täiendava testi. Ma ei tea, mis Tartu teeb. Vaatame korraks Tamme gümnaasium. Ehk siis ma soovitan hakata praegu endale asju selgeks tegema. Sest aprillis peab teil juba tegevusplaan olema, sest see tuleb start ja selline spurt, et nii, kus on vastuvõtmine, sisseastumine, Tamme, nii, okei. Ja ka Tartus toimuvad ühised sisseastumiskatsed 17. mail ja kas nüüd ongi nii? Okei, palju õnne teile, noored, tuleb välja, et kuna mõlema nii Tartus kui Tallinnas on 17. mail sisseastumiskatsed, siis hetkel, kes mõtles, et ta proovib nii Tartusse kui Tallinna G4 koolidesse, siis see plaan vist läks vett vedama. Ma ütlen, varasemalt on saanud, paljud on niimoodi kandideerinud, aga ei ole. Nii, mõtlen korraks, kas midagi on veel, mida ma räägin. Olgu, vestluste puhul on see, et teil on praegu veel aega. Vestlustel küsitakse, kas sa muuseumis oled käinud, minge hakake muuseumis käima. Millist raamatut sa oled väljaspool kooli kohustuslikku kirjandust lugenud? Minge, võta Asimov ette, väga hea, kui sind huvitab näiteks tehnoloogia, võta Asimov see robotite saaga ette. See on head raamatud ja lisaks saad endale klassikut nimetada või mis iganes sulle meeldib, on ju. Mis seal veel küsiti? Hakake uudiseid vaatama. Viige ennast kurssi uudistega, et te teate, mis toimub, sest näiteks G4 sisseastumisvestlustel küsiti nii Eesti riigieelarve kohta, globaalselt, sa pead lugema, Aktuaalne Kaamera peaks, kui sa tahad minna nii-öelda tugevasse kooli, siis ma soovitan hakata Aktuaalset Kaamerat õhtuti vaatama. Kui sa ütleme mujal võib-olla ei olnud nii tugevalt. Mis veel? Testide jaoks, vaadake, et hinded oleks korras. G4 koolides minu meelest on tingimus see, et sul võib olla kas 2-3 või mitu 3 võib tunnistusel olla. Harta koolides on see, et ei tohi ühtegi puudulikku olla, sealhulgas ka käitumine ja hoolsus. Igasugused põhjendamata puudumised, ma ütlen, praegu ei ole see aeg 9. kus endale mingit mugavust lubada. Eriti kui sa tahad minna kooli, kus on suurem konkurss. Aga teate, ma ei hakka siin praegu pikemalt jaurama. Kui teil on küsimusi, mõtteid, pange praegu kommentaaritesse. Kui see teema siin väga laineid lööb ja see video levib ja küsimusi palju tuleb, siis ma teen lihtsalt mingi nädal siia veel ühe video koos täiendavate selgitustega. Kui ma natuke segast ajasin, siis ma väga vabandan, nagu ma ütlen. See on mu 3. katse seda videot tehes. Kui videost oli abi, pange like. Kui sind huvitavad digiteemad, subscribe mu kanalile ja jaga seda videot ka oma tuttavate põhikooli lõpetajate noortega, kui sellest sulle kasu oli. On ju? Aga uute kohtumistena. Tšau!